Tere kuulama Valga Haigla esimest taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Meie vestlustes täna ja tulevikus räägime mitmetest terviseprobleemidest, nende ennetamisest ja ravist. Samuti tutvustame erinevaid uuringuid ja protseduure, et siis kui peaksime nendega silmitsi seisma, on selgem ülevaade ja julgem tunne. Täna räägime vaimsest tervisest. Stuudios on Valga Haigla õendus- ja patsiendi kogemuse juht, vaimse tervise õde Tiina Tuhkanen. Mina olen Riina Järvesalu. Meil kõigil on paremaid ja kehvemaid aegu, mis mõjutavad nii meie tundeid kui ka mõtteid ja mõnikord võib olla päris raske ise otsustada, kas kõik see, mis hinges toimub, on ikka õige, kas minuga on kõik korras või oleks mõistlik pöörduda näiteks abi saamiseks vaimse tervise õe poole. Missugused siis on need peamised teemad, mille korral abi otsitakse ja missugused on need teemad, mille puhul kindlasti peaks abi saamiseks pöörduma? Inimesed tõesti pöörduvad ka sellise küsimusega, nagu sa välja tõid, et ma ei ole kindel, kas minuga on kõik korras, et mul on selliseid halbu mõtteid või raskustunnet hinges või kuidagi igapäevaelu on, hakkama saamised on kuidagi raskendatud, et ma ei suuda toimida täisväärtuslikult. Aga tegelikkuses jah, et neid teemasid, millega pöördutakse, on veel erinevaid, on unehäireid, toitumisega seotud probleeme, on ärevust palju, depressiooni on palju ja sõltuvusprobleeme. Aga kõige muu juures ongi see, et kuna inimene on tervik, siis tavaliselt on seal mingisuguseid muid asju veel, et ma üritan vaadata erinevaid aspekte ja siis selle pildi kokku panna, et kui inimene juba pöördub, siis ta pöördub sellepärast, et tal ongi mingi mure. Missugused on nüüd need esimesed märgid, mida me võiksime tähele panna enese juures, millega kas või lihtsalt tulla sinu juurde ja küsida, et kas minuga on kõik korras või me saame koos midagi minu tervise heaks ette võtta? Kõik kogevad stressi elu jooksul, et on sellist stressi, mis on nagu positiivne, mis paneb meid liikuma, et arendab meid, toob mingisuguseid uusi võimalusi meie ellu. On ka sellist stressi, mis on negatiivne, kus inimene tunneb, et ta on pingeseisundis, tema ressursid on viidud piiri peale. Kindlasti on stressi kuhjumine üks asi, et kui inimene tunneb pikema perioodi vältel, et ta enesetunne ja jõudlus on langenud, ta meeleolu on muutunud, mis võib-olla tavapäraselt ta käituks teistmoodi, võib-olla ta ärritub kiiremini, väsib kiiremini, on tundlikum, võib-olla hakkab nutma mingite asjade peale, võib-olla ta söömisharjumused on muutunud, raske uinuda, ärkab öösiti üles, neid põhjuseid, mis annavad signaale, on väga palju erinevaid või mis nagu võiks viidata sellele, et äkki võiks hakata pöörduma. Öeldakse niimoodi, et kuskil, ütleme niimoodi, et kui mõne päeva jooksul või nädala jooksul või paari nädala jooksul need sümptomid või kaebused mööduvad, et võib-olla on see seotud mingi perioodiga, näiteks mul on eksamiperiood koolis või töö juures on mingisugune aruandlus vaja esitada, mis iganes asi, ja see möödub, siis tegelikkuses see lühiajaline pinge ei tee meid haigeks. Kui see pinge kestab kuskil kuu aega või kauem, et inimene 4 nädala jooksul tunneb, et tema seisund ei ole paremaks läinud, pigem läheb halvemaks ja ikkagi mingid asjad on häirivad, siis tegelikult juba kuu aja möödudes võiks pöörduda. Samas oleneb jällegi, kui inimesel on ennast kahjustavad mõtted, suitsiidmõtted, siis tegelikkuses tuleb pöörduda kohe. Noorte puhul on palju sellist ennast kahjustavat käitumist, mis viitab sellele, et tema sees on midagi väga katki või on mingid olukorrad, mida ta ei saa kontrollida, et ta peab selles keskkonnas hakkama saama ja see pinge on nii suur, et nad lõiguvad ennast. Kui me nüüd räägime sõltuvusprobleemidest, siis on selliseid eksiarvamusi ka, mille puhul kardetakse spetsialisti poole minna, sest äkki ta kirjutab välja ravimid ja olgu need siis rahustid või antidepressandid, et need kindlasti tekitavad sõltuvust ja siis oled sa eluaegses nõiaringis. Kui see seisund ei ole nii hull, siis ravimite peale määramine ei ole nagu selline prioriteet number 1, vaid ongi see inimesega suhtlemine, see, et ta saab ise endaga kontakti, ta saab aru, mida ta soovib, mida ta vajab, mis tema jaoks on parem, missugused valikud võib-olla tema jaoks on sellised, mis võivad teda viia kuskile libedamale teele, et ta ise nagu hakkaks enda kohta rohkem teada saama, teadvustama oma vajadusi ja eripärasid aktsepteerima ja tegelikkuses sealt juba läheb see ka ärevus ja pinge ja kõik see nagu läheb alla. Kui on ravivajadus, siis aetakse mõnikord sassi antidepressandid, aetakse sassi rahustid, unerohud
et tegelikkuses ei ole niimoodi, et kõik ravimid tekitavad sõltuvust, see on täielik müüt. On ravimeid võib-olla, mis tekitavad seda, aga arstid väga kaaluvad, kas neid üldse välja kirjutada ja neid kirjutatakse välja siis, kui teised variandid on ära proovitud ja need ei ole toiminud. Näiteks ütleme unehäirete puhul võib alustada sellistest looduslikest preparaatidest, siis me saame alustada sellest, et me hakkame vaatame üle sellist unegraafikut, mis on see bioloogiline unerütm selle inimese jaoks, tema unevajadus ja sätime kõik muud asjad, proovime nagu ära sättida ja katsetame läbi. Ja kui mitte mingi asi ei toimi, alles siis nagu vaadatakse selle poole, et võib-olla oleks vaja unerohtu kirjutada, aga see ei ole nagu esmane tegevus esimesel vastuvõtul kohe kindlasti. Ja mis on müüt, on see, et antidepressandid tekitavad sõltuvust, et sellist asja teaduslikult tõestatud ei ole. Antidepressantide puhul, kui see vajadus on olemas, et me näeme, et inimene ei tule toime ja tegelikkuses tal on seda ravi vaja, siis tegelikult tuleb see ravi läbi teha, mis on minimaalselt pool aastat. Ja alati ma ütlen ka seda, et patsientidele, kes hakkavad seda ravi saama ja tunnevad 2-3 kuu pärast ennast juba päris okeilt, et ärge katkestage seda ravi varem, sellepärast et siis need, kes on seda teinud, need sümptomid tulevad hästi kiiresti tagasi ja siis võib juhtuda, et isegi raskemal kujul kui varem. Et pigem võtta ikkagi see pool aastat ära ja vajadusel või võtta ka kauem, sest et see tegelikkuses mitte midagi ei tee, see on selline halba ei tee midagi, et ta toetab keha ja aju toimimist ja et saada kõik ilusti paika ja siis tasapisi saab selle ravimi ära jätta ja saab ilusti edasi toimetada, et tegelikkuses on jah, selliseid vale arusaami kuskilt ühiskonnast nagu jäänud. Kuidas tegelikult on, et kas lihtsalt on maailma sündinud teatud tüüpi inimesed, kellel vaimse tervisega on võib-olla veidi hapram seis, et igasugused pinged avaldavad nendele kohe mõju ja on siis need inimesed, kellel ükskõik mis elus võib ette tulla, missuguseid raskusi, tragöödiaid, traumasid, nende vaimne tervis on alati nagu raudnael tugev? Inimesed on tõesti erinevad, see on õige. On geneetiline kood, mis on igaühel erinev. On sellised isiksuse omadused, mis on erinevad. On temperamendi erinevus. Ja kindlasti on ka see, et samas või sarnases olukorras inimesed käituvad erinevalt ja nad tajuvad seda olukorda erinevalt. Et siin mängivad rolli näiteks eelnevad kogemused, mis on nagu kinnistunud tema arusaam asjadest. Kas ta tunneb näiteks ohtu mingis olukorras, võib-olla mõni inimene tunneb juba väga väikse mingisuguse kõrvale kalde puhul tõsist ohtu ja teine inimene läheb sellest hästi rahulikult läbi, nagu mitte midagi ei olekski, et inimesed käituvad sarnastes olukordades väga erinevalt ja nende toimetulekuvõime tegelikkuses on ka erinev, et mõned on väga tundlikud, kas sotsiaalsete mingisuguste teemade suhtes, võib-olla isegi ka keskkondlike teemade suhtes, et ja teine inimene võib-olla on sellise hästi tugeva taluvusläviga, et võib-olla teda ei kõigutagi eriliselt mingi asi. Aga mingi teatud tundlikkus on meil kõigil ja seda enda sisemist häält nagu kuulata on väga oluline siiski. Inimesed on ju ka selles mõttes erinevad, et mõned on hästi jutukad. Ta võõrale inimesele räägib terve oma eluloo täiesti kartmata ja häbi tundmata ära ja teine inimene ütleb, et kuidas ma lähen ja räägin endast ja tal on piinlik. Mida sa siis teed sellise patsiendiga, kes on tõsiselt mures, aga tal on kuidagi ebamugav rääkida, mis teda vaevab? Jaa, selliseid inimesi satub tegelikult minu juurde üsna palju. Et kes tulevad, istuvad hästi kaugel alguses, esimese vastuvõtu ajal ja on väga arglikud, ütlevad, et ma päris täpselt isegi ei tea, mis ma rääkima pean või miks ma tulin. Tegelikkuses sisu on, kui me hakkame vestlema rahulikult tema tempos, saame tuttavaks kõigepealt, lepime mingid asjad omavahel kokku, kuidas me seda vestlust nagu siis teeme. Ja need inimesed avanevad erineva kiirusega, aga ma kunagi ei pressi või ei kaku neil nagu sõnu välja, aga huvitav asi on see, et isegi need, kes ütlevad, et nad on väga introverdid, nad hakkavad ikkagi ise rääkima selliste väikeste suunavate küsimustega, sellise toetava õhkkonnaga,
sellises vabas vestluses, et kui ma ütlengi, et siin ei ole valesid mõtteid, siin ei ole mingeid valesid küsimusi ja nad kuidagi tulevad siis ikkagi kaasa selle vestlusega. On ka selliseid inimesi, kes võib-olla on väga kinnised ja võib-olla esimesed vastuvõtud, nad räägivad väga vähe. Aga ma saan aru, et mingisugune valu nende südames siiski on ja kui ma küsin, et kas sa vastuvõtu lõpus, et kas sa soovid tagasi tulla või mitte, siis nad ütlevad jah, soovin. Ja kui nad käivad mitu korda ära, siis ühel hetkel ta ütleb, et nüüd ma võin rääkida, sest nüüd ma usaldan sind kuigi palju. Ja see ongi niivõrd erinev, et tuleb lihtsalt olla kannatlik ja tuleb aktsepteerida, võtta inimest nagu sellest kohast ja sellisena nagu ta on. Ja nii ongi. Tänan Tiina Tuhkanen tänase vestluse eest. Lähiajal me kõneleme ka sõltuvusprobleemidest, millega samuti vaimse tervise õe poole võib pöörduda abi saamiseks. Kõik aga, kes soovivad ennast kirja panna vaimse tervise õe vastuvõtule Valga haiglas, võivad helistada haigla registratuuri telefonil 766 5100. Visiiditasu ei ole ja saatekirja ei nõuta. Täna aga tänan kõiki kuulajaid ja taas kuulmiseni uuel nädalal.